No algus oli meil väga kehv, nagu sai juba öeldud, et 36 minutit läks aega enne värava saime, siis oli vastan juba 5-0 ees. Vastuste väravast oli ka kindlasti väga hea, ta on mida väravast, mängis väga hea mängu, aga ja muidugi oli põhjus ka selles, et me lihtsalt oli ka halba õnne muidugi ja ka kõige suurem põhjus, ma arvan, oli selles, et me ei mänginud seda mängu, nagu me pidime mängima, millest ma enne mängu mängijatele rääkisin, et mehed ei pidanud mänguplaanist kinni piisavalt hästi. Meeskonna kaitset peab väga kiitma, et viimase 2 mänguga on super kaitsetöö olnud. Et nad reedel tegid kõva koosoleku, mille tagajärjel siis oluliselt paranes see kaitsetöö, et olen oma kaitsega väga rahul, et neid peab eriliselt kiitma. Et selle tulemusena oli minu töö vähe lihtsam ja sellest ka selline tulemus. Ja samamoodi ründajate poole pealt, et suudeti need väravad ära lüüa, mis oli vaja. Saime mängu käima korraks, jõudsime 4-5 juba järgi ja siis oli õnne muidugi, meil oli isegi karistusvise, mida me ei saanud sisse ja vastane sai 6-4, 7-4, et nüüd pullitist ja viimase hetki jätsid. Kahjuks meie lõpus kurt ei saanud tulema. Seal need 2 mängu nüüd kindlasti me ise ei tõuse ära öelda, et ei hakka nüüd lootma finaali kohta. Ootame ikkagi selle reedise mängu kõigepealt ära ja siis vaatame, mis sellest saab. Et kindlasti me nüüd ei hakka kohe lootma, et me oleme finaalis, kuigi me juhime praegu 2-1 seda poolfinaali. Hoiame pea külma kuni järgmise mängu lõpuni ja siis vaatame edasi. Nagu öelda, step by step. Nagu küsimus peaks juba näitama meie kontaktiivne.